Nii et see on sinu võimalus olla aus ja rääkida mulle, mis juhtus. Ma ei tea, millest te räägite, härra. Jah, sa tead küll. Pinge võiks siin videos noaga lõigata. Äsja avaldatud ülekuulamisvideos küsitleb politsei mitut teismelist kohutava mõrva asjus. Üks tapja nõuab, et tema ema oleks ülekuulamisruumis koos temaga. Ja see puudutab pulistamist, mis toimus bensiinijaamas. Selge? Nüüd sa palusid, et su ema oleks siin, kõik korras ja et ma räägin sulle sinu õigustest. Saage? Sul on õiguses. Ja su ema on siin, see on üks neist. 4 teismelist surmav saladus paljastatud ja me näitame teile, kuidas igaüks neist vastas politsei küsimustele, mis võiksid nad aastateks trellide taha viia. On the case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Kayla Montano oli noorema, kes läks lihtsalt sõprade ja perega õhtut veetma. Tal oli oma 7-aastane laps autos kaasas. Nad talanisid minna Topgolfi, kuid teel sinna peatusid nad bensiinijaamas. Kayla ootas autos koos oma 7-aastase lapse ja kihlatuuga. Albuquerque, New Mexico politsei sõnul tunnistas üks seltskond nende sõidukisse 30 kuuli. Kayla ei jäänud ellu. Ta ei tundnud oma tapjaid ja ka nemad ei tundnud teda. Mõrvade puhul pole kunagi mõistlikku põhjust, kuid politsei sõnul oli see juhtum eksliku isikutuvastuse tagajärg. Selle loo tapjad on teismeliste grupp ja nad arvasid, et sihivad vargaid. Ja C-grupp arvas samuti, et nad on nutikamad kui neid jälitanud detektiivid. See on kehakaamera video sõidukist, milles Kayla oli. Nagu näha. Kui selles loos on midagi head, siis see, et see 7-aastane jäi ellu ja rohkem inimesi ei saanud surma. Näete, et see sõiduk on kuuliaukudega kaetud. Aknad on puruks lastud. Seda ütles Kayla sõber politseile pärast seda, kui ta rünnakust ellu jäi. See on hullumeelne mõelda. Me ei polnud isegi autoaknad all. Kas keegi sõidukist väljus? Nii et... Meie parkimis oli korralikult. Olime just vaevu sisse sõitnud. Oli aru saada, mis toimub. Nad hakkasid juba mõtlema, et nad hakkasid meie pihta tulistama. Lõpuks leidis politsei üles grupi teismelisi. Rünnaku aju oli 19-aastane Diamond Salazar. Tere, Diamond! Kuidas sul läheb? Hästi, kuidas sinuga? Kas on kõik korras? Ja. Olgu, tule sisse. Mulle see meeldib. Diamond ütles politseile tulistamise ööl, et teda rööviti. Ja see juhtus siis, kui ta läks parki relva ostma. Ta arvas, et leidis üles inimese, kes teda röövis. Ühe sõidukijuhi. Ja ütles mõnele poisile, et nad läheksid sellele inimesele kätte maksma. Kahjuks ei tulistanud nad aga röövli pihta. Nad tulistasid süütute inimeste auto pihta, kes olid lihtsalt teel Topgolfi ja võtsid selle noore ema elu. Mind rööviti Oakleys, aga see polnud tegelikult nii suur asi. Mind tõesti paar korda relvaga pähe ja sellega asi piirduski. Midagi tõsist tegelikult ei juhtunud. Diamondil on üsna süütu kõlaga hääl, kas pole? Aga ära lase end sellest petta. Nii et, noor neiu, ma pean, mul on vaja, et sa oleksid minuga aus, eks? Olgu, sest ma tean veel ühes juhtumist, mis leidis aset pärast seda ja milles olid osaline, eks? Ja me võime minna seda teed, kus sa eitad kõike, või sa võid olla aus ja rääkida mulle oma loo. Ma ei tea, millest sa räägid. Sa tõesti ei tea üldse. Ei. Isegi kui mul on sinust video. Ei. Ei? Sa oled kunagi Mäveriki tantris käinud? Ei, härra. Comanche tänava ääres? Ei, härra. Ei? Üldse mitte. Annan sulle siin võimaluse, tahtsin sinuga sellest rääkida. Olgu, sest ma tean, mis juhtub. Ja ma tean, et sina ei tulistanud. Nii et see on sinu võimalus. Olla aus ja rääkida mulle, mis juhtus. Ma ei tea, millest te räägite, härra. Ja, sa tead küll. Ma ei mõtleks neid asju lihtsalt välja. Ma ei tea, millest sa räägid. Kas sa kohtusid seal Mäverikis veel kellegagi? Ma ei olnud kunagi sellest Mäverikis. Kas sul on poissõber nimega Esteban? Ei. Kas ma saan Estebaniga rääkida? Sa oled rääkinud Taiga Fastbackiga, ABQ Fastbackiga. Rääkisin kõigiga. Välja arvatud Taimandiga. Välja arvatud Taimandiga. Ei. Ma ei tunne neid. Ei. Sa hakkad seda eitama, sest hiljem, kui ma saan infot, mis kinnitab, et sa olid seal, läheb see palju hullem välja. Ma ei tea. Ma juba tean, et sa olid seal, see on videos. Okei.
ütleb see veel hullem meile, kui ma saan muud infot, mis näitab, et sa olid seal. Isegi kui mul pole sinu telefoni. Okei, ma tean, et sa annad mulle vale telefoninumbri. Ma juba tean seda. Ma ei tea, millest sa räägid. Jaa, tead seda. Jah, tead küll. Kui vana sa oled tainud? Ma olen 19-aastane. Olgu, ära kaeva endale veel südavamat auku. See on võimalus, kus ma annan inimestele võimaluse olukorras, kus tavaliselt öeldakse ei. Me ei ole jaoskonnas, ma ei kavatse sind arreteerida, sa lahkud siit täna omal jalale. Selge, 100%. Palun ütle Diamondile, et ta võib koostööd teha või satub uurimise sihtmärgiks, aga ta püüab jääda kindlaks. Ma püüan sulle öelda, et see on see, mis mul on. Ma ei mõtle seda lihtsalt välja. Ma püüan sulle öelda, et ma tean, et sa rääkisid temaga. Ma tean, et kui ta jõuab bensiinijaama, tuleb ta autost välja relvaga ja sama teeb ka Adam musta auto tagaismelt. Ma tean, et kõik 3 on relvastatud. Kõik 3 on riides, ma ei tea, millest sa räägid. Muidugi, tead küll. Sa olid seal valges autos, istusid seal. Ma tean, et sa käisid väljas rääkimas, aga kui tulistamine tegelikult toimus, olid sa valges autos. Ma lihtsalt pean teadma, millised need vestlused olid. Millest te rääkisite? Ma ei tea, millest sa räägid. Kas see oli sellepärast? Kas sellepärast sa kutsusid nad sinna üles kohtuma? Ma ei tea, millest sa räägid. Ei? Ma ei käinud kunagi selles bensiinijaamas. Sa ei käinud kunagi, nii et kui ma saan tõendi, et sa olid seal. Ja su telefon oli seal. Isegi kui mul pole su telefoni. Mida see mulle ütleb? Ma ei olnud seal. Okei, ja kui sa oled seal, siis see näitab mulle, et sa valetad, eks? Ma ei olnud seal. Nii et sa ütled mulle... Las ma veendun, okei. Nii et sa olid kodus. Sa ei käinud kunagi koos oma naisega Comanche'l asuvas Mavericki tanklas. Ei, härra. Olite te sel ööl tulistamise juures? Ei, härra. Kas sa olid sel ööl koos Estebaniga? Ei, härra. Kas sa oled kunagi olnud koos Estebaniga bensiinijaamas näiteks Maverickis? Ei, härra. Kas mõnel teisel õhtul? Ükskõik millisel õhtul? Ei. Sa ütled mulle, et sa ei tea, mis kell on? Jah, see on fastback. ABQ Fastback? Ei. No. Pole neist kunagi kuulnud. Kas sa oled kunagi näinud musta Ford Focust? Ei. Millega Esteban tavaliselt ringi liigub? No? Kas sa tead, kes oli vastutav selle eest, et tolle tulistati? Ma ei tea, millest te räägite, härra. Tegelikult tead küll, sest sa olid seal ja rääkisid temaga. Sa saabusid sinna. Räägi sellest. Ma ütlen sulle, mis kell see oli. Umbes kell 20:21 õhtul. Ja siis te margite ees ja ootate seal umbes 10 minutit ja siis te liikusite edasi. Ei, vabandust, mitte 10 minutit, umbes 4 või 5 minutit. Ja siis te liikusite bensiinipumpade juurde. Kõik see on salvestatud, sa pead seda teadma. Okei? Te liikusite bensiinipumpade juurde ja ootasite seal umbes 10 minutit. Ja siis Tai, kes sõidab musta Ford Focusega, tuleb nurga tagant sisse. Stavon tuleb välja, ta on tagaistmel, ta on ärritunud, seda on näha. Tal on kindel siht. Okay? Ma ei tea, millest sa räägid. Tal on relv ja ka Adamon on relv. Nad tulevad sinu juurde ja räägivad sinuga kõrvalistuja ukse juures. 100%. Ma tahan veenduda, et see pole see juhtum. See ei kõla nagu see juhtum, sest sa tuled välja, astud autost välja, räägid nendega, sa üritad neid anuda, isegi üritad neid haarata ja vaatad neid. Mul on tunnistajad, mul on kõik need asjad juhtumas. Sa üritad neid rahustada, sa ütled vabandust, Alice, vabandust. Midagi sellist. Kas see on õige? Ma tean, millest sa räägid. Hästi.
Sest praegu on see hetk. Sa tead, mida ma mõtlen? Ma pean veel palju rohkem uurima. Seejärel võib-olla alles kuude pärast, aga kui me jälle kohtume ja peame rääkima, siis ma tahan öelda, vaata, ma andsin sulle võimaluse aus olla. Saad aru, mida ma mõtlen? Aga ma ei tea, millest sa räägid. Olgu. Mis on sinu jaoks elus oluline? Minu pere. Sinu ema? Minu ema ja minu õetütar. Või minu õetütred. Küll. Sa pead hakkama sellele mõtlema. Kas sa... Sest sa võid olla selle tunnistaja ja rääkida mulle, mis juhtus, või siis olla osa kogu sellest fiaskost. Sest sa võid olla tunnistaja, räägi mulle, jah? Ma ei öelnud Estebanile, et ta tulistaks. Või ma ei öelnud Taile, et ta tulistaks. Ma ei tea, millest sa räägid. Küll. Või sa võid jätkata sellega, mida sa praegu teed. Ja siis, kas oled kunagi kuulnud vandenõust? Ma vandenõu süüdistuse kohta, okei. Mis tüüpi süüdistus? Ma ei lugenud seda, ma lugesin Kallaletumbist, Delikatessist, mingi suur vandenõu 3. astme kuriteo eest või 4. ma ei mäleta. Aga see pole minu süü, ma lihtsalt olin autos, nad tasid mul minna. Ma ei tea, minu juhtum on selge. Okei. Nii et see 19-aastane täiskasvanu kohtusüsteemis esineb detektiivide ees väga kõvana. Me ei ole siin sellepärast, et me lihtsalt huupi pakume. Sa jääd selles olukorras vahele. See tuleb, ta ütleb, et see tuleb. Meil on see olemas ja ta ütles, et ta saab selle, aga meil on see olemas. Nii et me anname sulle lihtsalt võimaluse rääkida oma loo, et me saaksime seda selgitada prokurörile ja kohtunikule ning siis ka vandekohtule. Sinna sa lähedki. Sa tead, miks me seda teeme, eks? Sa tead, mis bensiinijaamas juhtus? Sa ilmselt nägid seda uudistest. Ei, ma ei saa aru. See tulistamine, mis lõppes tapmisega. Ma olen sellest juba kuulnud, ma arvan. Ma ei tea, ma loodan, et sa muudaksid meelt. Tõesti loodan, enne kui ta on. Enne, mida su kätte saab, videod. Videoid on taga raske ümber lükata. Ja seetõttu peame neid kogu aeg kasutama. Ja meil on nende tüüpide sotsiaalmeedia postitused ja igasugu muud asjad. See on hea. See on okei siiski. Lihtsalt mõtle selle peale. Kui sa ümber mõtled, võta temaga ühendust enne, kui tema sinuga ühendust võtab. Olen. Aitäh. Nii jääb sulle võimalus alles, eks? Ja. Hästi. Ma lasen su selle üle mõelda, sest tead, jah, see on rohkem kui lihtsalt see. See on osa juhtumist. Ma usun seda. Ja ma tahtsingi sinuga rääkida, nii et see ei olnud nii, et ma usun, et midagi juhtus. Et see juhtus, pidi midagi muud juhtuma. Ja ma usun seda. Nüüd see on loogiline. Nüüd, kellega sa koos olid, see on lihtsalt minu arvamus. Okei? Ma töötan ja pean uurima. Kas sa tundsid meid inimesi, kellega sa siin koos olid? Ei, ma ei tundnud, sina tundsid, eks? Ma tõesti ei tundnud. Ma vannun seda oma surnud isa nimel. Ma ei tundnud neid. Niks. Kui see 100% tõsi, siis me vaatasime ka Columbuse parki ja vaatasime sealsete majade videoid, kus on näha Columbuse parki minekut ja kõigest sellest. Me läheme välja, vaatame iga aspekti üle. Nii et Esteban, eks? Kus ta elab? Ma ei tea. Sul pole aimugi. Kuidas te kohtuksite, sina ja tema? Park. Te lihtsalt kohtuksite. Millises pargis? Seal lääne pool. Ma ei tea selle nime veel. Lääne pool. Ma elasin varem lääne pool. Ma elasin koos oma lõbuga. Nii ma temaga kohtusingi. Kes sul lõbu on? Alicia Honor. Tal pole selle linnaga mingi pistmist. Tal pole selle linnaga mingi pistmist. Ma kohtusin temaga tema kaudu. Kooli kaudu? Või? Ei, ta läks tema koju. Nii ma temaga kohtusingi. Kas sa tead, kui vana ta on? Jah. Kui vana ta on? Ta on 15, ma tean. Kas see sobib sulle? Ei olnud. Vanus oli hoopis teine teema. Aga ma tean, et ta on 15. Olgu. Tee mulle üks teene. Kas sa saad sellele oma initsiaalide puupäeva panna? Aga see on ainult see üks. Esteban? Jah. Sa võid küll. Okay. Parem küsin üle. Nüüd. Kas teil on meile veel midagi? Mingi küsimusi meile,
mulle. Ei, härra. Sul on minu number. Olgu, mina ei ole. See tähendab, et olete rääkinud, olete välja pakkunud mõned erinevad numbrid. See on okei. Ma tõesti tahtsin sinuga rääkida. Ma tõesti tahtsin sulle seda võimalust anda. Ma tõesti tundsin, et tead, sul on olnud raske madada. See Peiko su südamele raske. Kõik need asjad. See on raske koorem anda. Ja see muutub selle tõttu ainult raskemaks. Põhimõtteliselt räägi sellest oma emaga. Mina ei hakka temaga rääkima. See ei ole tema asi teada, mida ma uurin. See on sinu asi talle öelda. Olgu. Ma ei hakka talle rääkima, sest sina oled sellega seotud ja ma tahan seda sinu pärast austada. Olgu, kui sa ei taha talle öelda, siis see on sinu otsustada. Ma ei hakka sind sundima talle seda ütlema. Ma kohtuksin oma partneriga ja ütleksin, mõtle nende peale, kelle kohta sa ütled, et hoolid neist piisavalt. Ja need kutid, nemad ei hakka olema, ei ole olnud sulle lojaalsed. Nii et lihtsalt lahku. Aga nemad ei tee seda ja nad jätkavad. Kõik korras? Nii et kui sa ütled, et sa pole nendega rääkinud, siis võib-olla on see parim kõigil osapooltele. Aga ma ei usu seda ka. Ma tean, et tõenäoliselt toimub minivestlused. Ja pole kahtluski, et sul pole oma telefoni. Ma tean neid asju. Mul tõesti ei ole oma telefoni. Mul tõesti ei ole. Hästi, kui sul on telefon, aga läli pole, kas sa tooksid mulle oma telefoni? Et seda endale jätta. Ma taotlen selle jaoks lihtsalt läbiotsimismäärust. Nii et ma saan seda teha, kui sa räägid mulle tõtt. Mul on iPhone 7+. Te võite selle läbi vaadata. Ma mõtlen, see ongi see telefon, mida ma kasutan. Mul ei ole sellega probleemi. Kas saab siin midagi korraldada, et saaksid selle mulle tuua, et ma saaksin läbiotsimismäärust taotleda? Ja. See sobib. Okei, nii saab see sind aidata. Kui sa räägib mulle tõtt, mida ma ei usu, sest video toetab seda, mida mina usun, siis ma tead küll, ma tõesti kaalun seda. Okei? Ja see on midagi, mida ma tahaksin niikuinii teha, et saaksin midagi ümber lükata ja öelda, ei, ta ei olnud siin. Okei. Aga telefonides on igasugust kraami, eks. Ja me saame teada, kas see oli kodus, kas see on seal olnud, kas sa kasutasid seda või ei kasutanud, tead küll, mida ma mõtlen. Nii et sa võiksid mulle kodust suvalise telefoni tuua. Ma tahan seda teada. Ei. See on minu telefon. Sa oleksid aus või ma ripuksin kohtuniku küljes. Olgu, ma jätan selle lahti. Sul on minu number, ma hoian selle avatuna nagu mu partneri oma. Nii, et ma helistan sulle tagasi või midagi muud ja sina helistad mulle ja ütled, hei, mul on see telefon sinu jaoks. Sina kaitsed seda inimest. Okei, kohe. Hästi, ja siis saame jälle rääkida. Kui tahad uuesti kokku saada, anna lihtsalt teada. Okei. Sa ütled, vaata mees, ma mõtlesin selle üle. Rääksin oma emaga, rääksin kellegi teisega, mis inanes see oli. Ja nad rääkisid mulle aru pähe, sest ma arvan, et just seda on vaja sinulegi. Ja sa saad aru, tead mis? Ma ei teinud seda, ma ei tulistanud. Ja ma tean, et sina tegid. Ma 100% tahan näha, et ma tean, kus sa oled. Lõpeta see minuga palun, okei? Aga ma märkasin, et nüüd Esteban hüppaks sinna autosse, okei? Sa sõidad temaga minema. Okei? Sa jätad Adami tagaistmane. Taie kapriisi, ta juhatad teise autosse ja lähed täiesti endast välja. Aga kas see oli selle juhtumi pärast? Kas selle pärast, et nad andsid sulle raha ja nad muutusid väiksemaks? Kas selle pärast, mis nendega juhtus? Ja seda sa hakkadki teada saama. Ma ei tea, millest sa räägid. Selles juhtumis tuli läbimurre 2 nädalat pärast tulistamist, kui sõiduk, mida õiguskaitseorganid otsisid, sattus avariisse. Selles autos oli avarii hetkel vähemalt 2 teismelist. Üks neist oli 16-aastane Tai Gallegos. Kuidas läheb? Kas sina oled Tai? Jah. Hästi, minu nimi on John. See on minu partner Lea. Iga kord, kui me inimestega räägime, peame me oma vestlused salvestama, eks? See on lihtsalt meie praegune kord, me peame kõik oma vestlused salvestama. Kuidas see vesi oli? See oli hea, mul oli suu kuiv. Sul oli suu kuiv? Jah. Okei, kas sa sülitasid sinna, mis? Jah, hästi. Kas sul on kõik korras? Ei, mul on tegelikult mingil põhjus on külm. Sul on rauapuudus. Ja mis? Sul on külm ja mida sa pärast seda ütlesid? Mul on rauapuudus. Rauapuudus. Rauapuudus, okei. Vabandust, sama. Ma saan sinust täiesti aru. Mul hakkab... Väga külm ka. Jah, ma tean, arvan, et mul on natuke rohkem soovistus kui teil mõlemal. Nii et praegu mul on natuke parem, mul on okei. Aga siin on siiski üsna külm.
nii et Tai, ma tahan sinuga mõnest asjast rääkida, aga ma ei tea. ma tahan, et mu ema oleks siin. Mis sa ütlesid? ma ütlesin, et mul on vaja, et mu ema oleks siin. Sa tahad, et su ema oleks siin? Ja ma olen küsinud, aga nad ütlesid, et pean ootama, kuni sina tuled. Olgu. Ei, pole probleemi. Ma võtan kõigepealt sinu täielikud andmed ja siis saan sinu ema numbri. Gallegos on Tapia. Ta tunnistas hiljem end süüdi esimese astme mõrvas. Aga siin ta nüüd on, nägu vastu ülekuulamislauda, palub oma ema 2 nädalat pärast seda, kui ta võttis ühelt emalt relvaga elu. Politsei helistab talle ja tema ema ilmub kohale. ma tahan lihtsalt üle vaadata. Me läheme ülesse ja ma annan sulle võimaluse oma pojaga rääkida, eks? Ma ei ole temalt ühtegi küsimust küsinud. Ta ütles kohe, et tahaks, et ema oleks siin, loomulikult. See on tema õigus. Me austame seda, eks? Aga ma tahtsin sinuga natuke rääkida, eks? Ma tean, et tundub nagu sind kutsuti siia millelegi reageerima. Olgu. Kes sind kutsus? Ta ei kutsus. Okei. Ja mida ta sulle ütles, mis juhtus? Ta lihtsalt ütles... Emme, ma ei saa hingata. Mul oli raske autoõnnetus. Palun jää minu pärast siia. Okei. Kelle auto see on? See on minu oma. See on sinu oma. See on sinu nimele registreeritud. Kas sa oled selle juba registreerinud või mitte? Ei, ma sain selle auto platsilt Carlokilt. Kingsman. Ja tema teeb seda imelikult. Ma ei tea, ta ei anna mulle pabereid. Payberry. Ma arvan, et ma pean hankima $400 ja viima selle talle ning siis ta registreerib selle. Kas sul on mingisuguseid pabereid? Näiteks mingisugune leping? Jah, on olemas leping. Kuula nüüd, sa tõesti tunned sellele naisele kaasa, sest teda ei süüdistatud kunagi selle tulistamisega seoses. Ta kutsuti keset ööd politseijaoskonda pärast seda, kui ta kutsuti sündmuskohale, kus tema poeg ütles, et ta sattus sellesse kohutavasse õnnetusse. Tundub, et ta ei tea midagi sellest, mida politsei arvab, et tema poeg tegi. Ma tean, et sa nägid mind nutmas ja tulid minu juurde. Ma küsisin temalt, kes ta on ja sina vastasid. Ma ei öelnud midagi. Sa ütlesid küll, ma küsisin, kes see on ja sina ütlesid, et see on minu tütar. Sul on salvestis. Sa ei ole öelnud, et sa salvestad seda. Nii et sa võiksid seda üle vaadata. Ja ma ei öelnud kunagi, et see on minu tütar. Mul ei ole tütart. Siis ma küsisin, mis ta nimi on ja ta ütles. Ma ei ole siin, et vaielda. Ma olen siin oma poja pärast. Ma tean, et ma ei... Öelnud, et mul on tütar. Jällegi, ma ei tea, kes kohale ilmus. Ma ei olnud seal, nii et ma ei tea, mis juhtus, olgu. Ma ei tea, kes kohale ilmus, aga mul ei ole tütart ja ma ütlesin sulle seda. Ma ei öelnud seda, aga ma lihtsalt ütlesin, et ma ei öelnud. Sul on 3 poega, sinu poeg ilmus sinna kohale. Ei. Ma olin seal. Olgu. Nii et keegi teine, keda sa tundsid, ei ilmunud sinna kohale. Ma pean uuesti kõik need videod üle vaatama ja ma teen seda. Ja ma vaatan tema video üle ja vaatan selle läbi. Olgu. Nüüd, kes peamiselt seda sõidukit juhib? Seda musta? Mina. Sai? Jah, olen seda kasutanud oma kohtumistele minekuks. Sest see ei ole rikkalik. Kes veel seda sõidukit juhib? Ainult mina. Lihtsalt, olgu. Miks siis Tiu täna õhtul seal oli? Sest ma magasin. Olgu. Kas ta tavaliselt võtab sõiduki ilma loata? Ei. Kas tal on luba sõidukit juhtida? Ei. Olgu. Nii et Tai, kes on üleval käeraudades, poleks ema sõnul tohtinud autot üldse kasutada. Politsei selgitab siis, millest nad tegelikult tahavad temaga ja tema pojaga rääkida. Olgu, ma olen väga aus, eks. See puudutab turistamist, mis toimus bensiinijaamas ja meil on väga hea videomaterjal. Olgu, kas sa tead, millest ma räägin? Ei. Üldse mitte, ei. Olgu. Kas sul on mingit aimu mingist tulistamisest või mingist juhtumist, millest sina või su poeg olid seotud Taiga, kuna ta juhtis seda sõidukit? Ei. Ei, olgu, siis ma kavatsen tema telefoni kohta läbiotsimismäärust taotleda, eks? Olen lihtsalt sinuga aus ja kui ma näen mingit suhtlust sinu ja tema vahel selle juhtumi kohta, võib see sulle halvasti mõjuda ja sa võid süüdistuse saada. Sa saad aru, mida mõtlen? Jah, ma püüan seda vältida. Ma ei tea, ma tahan temaga rääkida, ma tahan kuulda, mida ta öelda on. Olgu. Nii et kas ma saan endale advokaadi? Saan. Kas tal on probleeme? Kas ma võin võtta, Praegu ta läheb praegu. Ta võib vabalt lahkuda või pärast seda, kui ma temaga räägin, kui ta tahab minuga rääkida. Ma ei tea, kas tal tekib probleeme või mitte. Aga mina kui tema ema, ma ei arva, et sa peaksid rääkima ilma advokaadita. Ausalt öeldes. Olgu. See on sinu õigus. Olgu. Olgu. Kas see on see, mida ta peab ise advokaati nõudma, aga me laseme sul temaga rääkida, eks? Ja räägi temaga, eks? Ja siis vaatame edasi.
olgu, kas see on õiglane? olgu. Kas ma hoian su telefoni enda käest, sest me läheme ülesse? Siis ma jätan selle lihtsalt jõusaali. Sõiduk, olgu. Me läheme teie poja juurde ülesse, nii et me saame teid sinna viia. Nii et ma jätan selle siis lihtsalt sõidukisse, sest see on minu vara. Ja mina. Nii et siin on see, mis nüüd juhtub. Ja las ma seivitan, mis nüüd juhtuma hakkab. Me võtame teie mobiiltelefoni ära, sest meil on vaja seda teha kuriteo tõttu. Sest me teame, et teie ja teie poja vahel on täna õhtul olnud suhtlus. Nii et me tegelikult Ei ole. See on sellepärast, et te ilmusite auto juurde. Meil on selleks õigus, nii et ma palun teilt see üle anda. No, isegi politseinik lugas tal seda teha. Ei, ma tean, ma olin seal, aga kuna teie ja teie poeg suhtasite täna õhtul. Kas ma siis küsin teilt midagi? Me võtame telefoni ära. Kas ma olen arreteeritud? Ei. Absoluutselt mitte. Okei, siis ma lahkun ja mu poeg tuleb minuga kaasa, kuni me saame advokaadi. Okei. Ma pean siiski sinu mobiiltelefoni ära võtma. Kas sul on selleks õigus? Jah, tegelikult on mul õigus. Absoluutselt. Kuule, lase käia. Olgu, ma lihtsalt tahan teada oma õigusi. Ja palun ära haara sellest kinni. Sest ma annan selle üle, kui ma tean oma õigusi. Ma ei tea oma õigusi. Absoluutselt. Las ma selgitan sulle, eks. Kogu selle uurimise algatas üks õmmetus, eks. Ta suhtes sinuga, ta helistas sulle kohe. Eks? Ja nii see sinna jõudsidki. Sa ütled mulle, et sa ei tea tema numbrit. Tema numbrit seal pole. Ma pean seda infot kontrollima. Eks? Sellepärast. Aga kas ta on selle eest kinni peetud? Ei, okei, aga miks? Ma mõtlen. Kui teda pole kinni peetud? Okei, las ma selitan sulle, okei? Ma teen seda temaga koos. Ma olen tema ema. Ta hakkab helistama. Okei. Nüüd see sõiduk, millest ma sulle just rääkisin. Jah. Vasta teise sõiduki kirjeldusele, mis oli seotud tulistamisega. Okei. Seal oli midagi selles sõidukis, me oleme ikka veel sees. Pukseerime seda, mis tähendab, et me võtame selle hoiule. Ja me võtsime selle. Vaata, ma seletan sulle, okei? Et me saaksime seda läbi otsida, eks? Taga on vintpüssi kohver. Kas sa tead sellest midagi? Ei. Tundus, et seal oli mingit laskemoona. Jällegi, me ei uurinud seda lähemalt, aga palja silmaga oli näha. Üks politseinik, kes nägi seda, detektiivid nägid seda väljaspoolt, nad nägid seda, see oli lihtsalt nähtaval kohal. Okei? Ma ei tea, mis seal veel sees on. Okei? Sa ütled, et ainult sina juhid seda sõidukit. Jah, mina. Okei. Sa ütled, et Tail ei olnud luba selles sõidukis olla. Õige. Hästi. Kas sõidukis on tulirelvi? Ei, mitte minu teada. Obju. Nüüd annab Tai ema oma telefoni ära ja läheb koos detektiividega üles. Mida ma saan teha? Ma minna sinna sisse, seletada seda teile ja teavitada teid tema õigustest. Ja ta soovis, et te olete kohal. Ma olin õigused läbi käia. Teie saate otsuse teha. Kui soovite temaga kõigepealt rääkida, siis teate, võite temaga rääkida. Ja siis saan ma sinna sisse minna ja teile õigustest teada anda. Ja kui te sel hetkel otsustate, et teie või tema vajab advokaati, siis saate seda teha. Kas on korras? Las ma toon sulle siia poole tooli, eks? Nii et pöördugem tagasi 19-aastase Diamond Salazari juurde. Ta lihtsalt vastas, et ta ei tea, mis juhtus. Tundub, et ta arvab, et politseil pole tema vastu midagi. Aga nädal enne tema intensiivset ülekuulamist oli politseil juba päris hea tunnistaja. Tema sõbranna, tüdruk nimega Caprice Salicia. Ja ta rääkis politseile kõik ära. Olgu lihtsalt natuke edasi. Ilmselgelt ma ei saa kõike ette mängida, aga ma tahan kindel olla. Kes see on, kes autost välja tuleb? Diamond. See on Diamond. Hästi. Nii et Diamond kannab täiesti musta ja ta väljub kõrvalistmel. Kas see on õige? Jah. Nii et selles pildis on meil Esteban kollases, Diamond mustas, naissoost reisija. Mees mustas on Tai ja siis see, kes on valges, on Adam. Ma lähen nüüd sinu osa juurde, eks? Ma liigun veel natuke kaugemale. Kas sa saaksid veel natuke autos olla? Mida sa selle kõige ajal autos tegid? Kui nad väljas rääkisid, mida sina tegid? Lihtsalt natuke tagasi. Ma tegelikult ei ära proovi seda kõike korraga teha. Lihtsalt proovi. Seda?
see on vaid mõned minutid hiljem, kell 20.41, teine oli umbes kell 20.37. Mis seal toimub? Ja kes istub selle kõrvalistuja ukse peal? Olen üsna kindel, et see on Diamond. Caprice tunnistas Diamond Salazari kohtuprotsessil tema vastu ja vastutasuks Caprice'i süüdistused tühistati. Veel üks ülekuulamine, mis meil on, puudutab Diamondi poissõpra, 15-aastast nimega Esteban Lucero. Ta on üks tulistajatest. Mis su tüdruksõbra nimi on? Tema nimi? Tema nimi on... Diamond. Diamond? Ogu. Miks oli sul raske seda öelda? Sest ma ei taha sulle oma tüdruksõbra nime öelda. Sain aru? Kõik korras. No, jääme praegu lihtsalt Diamondi juurde. Kas sobib? Nii, et sa olid Diamondi majas Comanche tänava ääres. Kas sa tead sellest kohast Comanche tänava ääres rohkem? Ei, ma ei tea. Ogu. Ta tuli mulle järele, siis tema ema, koos tema ta tuli mulle järele ning siis ma läksin tema koju. Kui kaua sa oled Diamondiga koos käinud? Umbes 2 nädalat. Umbes 2 nädalat. Kuidas Diamond välja näeb? Ta on pikk. Ta on pikk? Ta on pruunid silmad. Pruunid silmad? Ta on nagu... Tema juuksed on ka tumedamad. Ei ole? Ei ole eriti pikk. Okei, kas ta on sama pikk kui sina? Nagu sina? Ei, mitte nii pikk kui mina. Nagu... Natuke lühem. Okei. Nii et ta on naise kohta natuke pikem. Jaa. Okei. Ja tal on mis? Tumedad silmad? Pruunid silmad? Kas pole? Pruunid silmad, okei. Tumedamad juuksed, selline tumedam pruun toon. Okei. Tumedad juuksed ja tumepruun. Kas ta on ilus? Jaa. Olgu. Sa pead leidma teistsuguseid ilusaid. Ta püüdis samuti kindlaks jääda, nagu tema tüdruksõber ülekuulamisel tegi. Räägi mulle, mida sa tead. See ongi kõik, mida ma tean. Ma rääkisin sulle tõtt. Mul ei ole midagi muud öelda. Ma olen ennast see. Sa ei olnud tulistamisega seotud. Olgu. Kas sa tead sellest tulistamisest, kuidas ma räägin? Ma olen seda uudist just näinud. Kas Tai rääkis sinuga sellest? Kas sa tead, kas Tai oli sellega seotud? Ei. Kas sa suhtlesid tema oma telefoniga? Ei. Selle kohta? Ei. Ei. Mina sa sama said? Sa ütlesid, et said just uue telefoni nagu Esteban. Ma arvan, et see oli sellepärast, et mu ema lahkus. Ta läks teise kooli, nii mu ema lahkus, ta läks tagasi mägedesse ja nii ostis mu vanaema mulle telefoni. See oli umbes 3 või 4 kuud tagasi. Olgu, väga lähe. Nii et sa ei näe oma ema eriti tihti, pigem me vanema. Jah. Ei, mu ema kolis tagasi. Tal läheb nüüd hästi. Ta on mind kooli viinud. Ja mida sa mägede all mõtled? Nagu Kimber Chimborazo. No mis? Nagu, tead, kas sa kunagi kuulnud Klubkaarist? Jaa. Nagu Timber. Chimborazo. See peab olema raske, kui teda enam pole. Esteban, ma ütlen sulle kohe ära lihtsalt sellepärast, et me rääkisime natuke kohe pärast õnnetust. Sa oled tubli poiss, mees. Sa olid minu vastu väga viisakas ja lugupidav. Sa olid väga lahke. Ja ma hindasin seda tõesti väga. Olgu. Ja siin ei ole mindi taga. Ma tõesti hindasin sind. Ma lihtsalt tahan, et sa mõistaksid, et see, mida... Nii, et me oleme juba saanud võimaluse Taiga rääkida. Nii, et me teame mõningaid asju, millest ta sinuga rääkis. Olgu. Ma ei taha, et sa tunneksid nagu... Sa peaksid meiega ebaaus olema, eks? Sest sa oled hea laps. No ei ole midagi muud öelda. Olgu, está la...
hakkan oma uurimist läbi viima, eks. Ja ma loodan, et see räägib mulle 100% tõtt. Nagu mu partner ütles, meil on infot, mille põhjal ma usun, et sa tead rohkem. Saad aru? Nüüd mulle meeldib inimestele öelda ja ma püüan neid aidata öeldes, et see on võimalus, mis sul on, eks ole. Kas olla aus või mulle valetada. Ja siis, kui ma saan teada muud infot ja suudan selle kõik kokku panna, sest mul on kindlad tõendid, siis võiks olla seotud mis tahes süüdistustega, mis oleksid võinud tekkida. Selge. Sest kui sa oled, me kasutame seda sõna politseikriminoloogias, see on vandenõu. See tähendab, et sa saad kellegagi kokku, räägite millestki, teate, et on mingi plaan ja midagi toimub. Selge. Ja kui midagi sellist toimub ja sa tead sellest, ning kas sa olid seal või olnud seal? Nüüd, ma võin enam uskuda, et sa ei olnud seal. Kas sa saad aru? Hästi. Nüüd, seal on veel paar meest, keda ma ei suuda 100% kindlalt tuvastada. Kas saad aru? Aga ma saan aru nende kehahoiaku, rühi ja kõige muu järgi. Ja sellepärast me räägimegi paljude erinevate inimestega. Kas saad aru? Nüüd, sa oled kas sina või oled üks neist meestest? Ma tean ühte meest, kelles see kindlasti ei ole. Kas saad aru? Kui sa oled üks neist kahest teisest mehest ja sa valetad mulle praegu, siis seisad silmitsi tõsiste süüdistustega. Kas saad aru? Kui sa oled üks neist meestest, siis nüüd on aeg suu lahti teha. Ma ei tea mitte midagi. Okei. Kui sa ei tea midagi, sest sa polnud kohal, aga sul on infot selle kohta, mis juhtus, siis nüüd on aeg suu lahti teha. Ma ei tea mitte midagi. Härra. Esteban Lucero tunnistaks end süüdi esimese astme mõrvas. KOB TV teatas, et prokurör ütles kohtuistungil, et nooruk on halastamatu ja tulistas kogu oma laskemoona süütu Keila autosse. Kothenik mõistis talle 22 aastat vangistust. Mis puudutab teismelist, kes vajas oma ema enda kõrvale Taigai Galegost, siis tema tunnistas samuti end süüdi esimese astme mõrvas ja talle mõisteti 10 aastat vangistust. Teine teismeline Adam Cedillo sai pärast esimese astme mõrvas süüdi tunnistamist 10 aastat vangistust. Ja siis on veel Diamond Salazar, see teismeline, kes käitus uurijatega nii karmilt. Talle mõisteti süükokkuleppe alusel 19 aastat vangistust. Sellega on Law and Crime'i esitatud saade On the Case läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti edastame nüüd ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtumiseni järgmisel korral.